Nii, läks! Tere! Mina olen Margit Sarv. Ülikoolis õppisin politoloogiat. Pea 20 aastat olen töötanud inimõiguste, lapse õiguste ja võrdse kohtlemise nimel. Peale Eesti olen elanud Leedus, Taanis, Ungaris ja Suurbritannias. Valimisvaatluste missioonid on viinud mind mitmesse Aafrika riiki ja Palestiinasse. Täna töötan õiguskantsleri nõunikuna laste ja noorte õiguste alal. Õiguskantsler täidab laste ombudsmani ülesandeid. See tähendab, ta kaitseb ja edendab lapse õigusi. Sellepärast täna teile lapse õigustest kõnelengi. Alustame sellest, kes on laps. ÜRO lapse õiguste konventsiooni ja Eesti lastekaitseseaduse järgi on lapsed kõik alla 18-aastased inimesed. Kasutatakse ka teisi mõisteid, nagu väikelaps, imik, koolieelik, teismeline, noor, alaealine. Miks me üldse lapse õigustest räägime? Kujutage ette õpetajat, kes läheb hommikul kooli tööle, uksel seisab direktor ja loetleb üles kõik õpetaja kohustused. Õpetada lapsi, tagada laste turvalisus, koostada tunniplaan koos teiste pedagoogidega, osaleda õppenõukogus, arendada õppekava. Ei sõnagi sellest, et õpetajal on õigus turvalisele töökeskkonnale, toetavale juhtkonnale, headele kollegiaalsetele suhetele, mõistlikule töökoormusele. Kuidas oleks tööpäeva alustada? Tõenäoliselt mitte kõige inspireeriva. Samal põhjusel ei ole mõistlik lapsi teadmiste maailma kutsuda eelkõige kooli kohustusele rõhudes. Meie täiskasvanud loome sõnumid, kuidas lapse õiguseid sisustame ja mõistame. Lapse õigused on inimõigused. Laps on inimene koos kõigi õigustega, sarnaselt täiskasvanule. Ühesugused õigused on kõigil inimestel, nii suurtel kui väikestel. Kellelgi ei ole rohkem ega vähem õigusi. Eraldi tuleb arvestada lapse arengut ja toetamist. Oma vaimse ja füüsilise ebaküpsuse tõttu vajab laps erilist kaitset ja hoolt. Arusaam lapse kaitsevajadusest kujunes nii 100 aasta eest, mil Rahvaste Liigas võeti vastu esimene lapse õiguste deklaratsioon. 1989. aastal ÜRO-s vastu võetud lapse õiguste konventsioonis on lisaks kaitsevajadusele rõhutatud, et laps on õiguste kandja ja aktiivne kodanik. Õigused ja kohustused käivad käsikäes. Igaühe kohustus on austada teiste inimeste õiguseid. Austus saab olla ainult vastastikune. Laps austab täiskasvanut, kui täiskasvanu austab last. Igaühe õigus lõpeb seal, kus algab teise inimese õigus. Seda peavad arvestama täiskasvanud, nii teiste täiskasvanute kui laste puhul. Ja samuti peavad seda arvestama kõik lapsed, teiste laste, aga ka täiskasvanute puhul. Minu sõnavabadus lõpeb seal, kus see riivab teise inimese väärikust. Sellepärast ei tohi kedagi solvata ega alandada. Ei õpetajat ega õpilast. Kohustus on peidus ka iga õiguse sees. Igaühel on õigus tervisekaitsele, aga samas ka kohustus ise oma tervist hoida. Süüa mitmekülgselt, magada piisavalt, hoiduda meelemürkidest. Eestis on lastele tagatud tasuta arstiabi, aga mitmel pool maailmas ei ole lastele kättesaadavad vaktsiinid isegi selliste surmavate haiguste nagu lastehalvatustõbi või kollapalavik vastu. Meie Eestis saame ulatada abistava käe ja toetada laste immuniseerimist mujal maailmas. Või veel üks näide. Igaühel on õigus puhtale elukeskkonnale ja samas kohustus seda ise ka hoida. Näiteks visata prügi õigesse kohta, kustutada tuli toast lahkudes, sulgeda kraan hammaste harjamise ajaks. Kas teate üldse, miks on kehtestatud kooli kohustus? Selleks, et lapse õigust haridusele kaitsta, et kohustada riike koole looma ja ülal pidama ja vanemaid lapsi kooli mitte tööle saatma. Mis ei tähenda, et lapsed ei peaks töötamist proovima ja harjutama. Küsitlused näitavad, et Eesti noored soovivad töötada ja kogemusi saada. Eestis võivad lapsed väljaspool kooliaega piiratud ulatuses töötada, aga Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni andmetel on maailmas 228 miljonit last, kes peavad tööl käima ja ei saa koolis käia. See on 15% kõikidest maailma lastest. Laps tööjõu kasutamine rikub nii mitut lapse õigust haridusele, arengule, kaitsele ekspluateerimise eest, puhkusele ja vabale ajale. Eestis on õigus haridusele üldjuhul hästi tagatud. Tugev ühtluskool Eestis annab võrdsed võimalused õppimiseks ja on tunnustus igale koolile ja õpetajale. Aitäh, õpetajad!
kuigi selleks, et erivajadusega lapsed saaksid õppida kodulähedases koolis koos teiste lastega, on vaja veel palju tuge ja mõistmist kogu kooliperelt, juhtidest vanemateni. Mitmel pool maailmas ei ole hea haridus lastele enesestmõistetav. Eestisse saabunud pagulaslapsed, keda oma töös oleme kohanud, kibelevad kiiresti kooli, kuhu nad rännates ei ole saanud minna. Noorimat Nobeli rahupreemia laureaati Malala Yousafzaid tulistati eluohtlikult üksnes sellepärast, et ta on tüdruk, kes tahab käia koolis. ÜRO lastefondi andmetel on maailmas 135 miljonit tüdrukut, kes ei käi koolis. Kuid tüdrukute haridus on see, mis toob tulevikus välja need pered vaesuse lõksust. See annab naistele tulevikus võimaluse iseseisvalt majandada ja ise otsuseid vastu võtta. Neis maailmakohtades, kus haridus on kättesaadav, väärtustatakse seda kõrgelt. Külades, kus valimisvaatlejana olen käinud, olgu see Ndava Burundis või Jidebwe Malawis, on koolimaja alati üks suuremaid ja tähtsamaid hooneid. Kuulame, mida räägivad kohalikud Myanmari haridusest ja perekonna ja kogukonna tähtsusest. Before this school started, there was no school at all here. 10 years ago, we can say that only 20% of the children who had chance to go to school. I feel that if there was no school, and many generations will live without education. You'll live without education. That's why I started this school for the children around this area. We work together with the village community, and then the community also now understand the value of education, the importance of education, and they send their children to the school. And I can say that 95% of the children around this area have a chance to go to school. If we can provide education to one person, for example, the one boy, throughout his life until he has finished degree, we can change his life. Through him, the environment also will be able to change from worse to better, and from better to the best. We hope so, because you can see around here, around this village, the environment has been destroyed, and the people don't know how to keep the value of the environment. And education system in Burma or in Myanmar is the Burmanization system. Everybody have to learn Burmese without knowledge of any language. We have lost our mother tongue education. Mother tongue is the most important thing for the children in early childhood education, and for the children to learn fast. And now our children don't have chance to learn mother tongue in the government school. Nii nagu õigused ja kohustused, käivad käsikäes ka võimalused ja vastutus. Vastutust saab võtta laps, kellel on võimalus oma õiguseid kasutada. Igal lapsel, ka kõige väiksemal, on õigus osaleda teda puudutavate otsuste tegemisel. Võimalus kaasa rääkida ja ise valikuid teha tõstab vastutust kokkulepetega nõustuda ja neist kinni pidada. Nii tekib huvi ja tahtmine kaasa rääkida nii enda kui ümbritseva suhtes. Seejuures on võtmesõnad lapse pidev areng ja kasvav võimekus ise otsustada ja vastutada. Täiskasvanud peavad lähtuma lapse arengust ja pakkuma talle eakohaseid võimalusi otsustamises kaasa lüüa. Näiteks väikelastel riidesse panekul, lasteaialastel huviringide eelistustes, koolis koolitöö korraldamises, kogukonnas ümbruse lapsesõbralikuks kujundamisel. Kas te arutate lastega näiteks, mis distantsõppe ajal toetab õpilaste õppimist ja mis mitte? Sest laste arvamusega arvestamine tõstab laste vastutust iseseisvalt koolitöid teha. Lapse õiguste ja vanemluse uuringu andmetel on Eesti lastel üpris suur kogemus kaasa rääkida pereringis, kuid koolis ja kogukonnas on kaasarääkimise võimalused veel ikka napid. Lapsed, kellel on kaasarääkimise kogemus, väärtustavad seda kõrgelt. Miks on üldse tähtis, et lastel oleks soov, julgus, kogemus ja harjumus kaasa rääkida? Selle tulemusel saame avatud ühiskonna, kus lastel on võimalus kaasa rääkida ja seeläbi saada kogemusi ja teadmisi nii enda kui ümbritseva kohta. Seeläbi oskavad lapsed mõista erinevaid inimesi ja pakkuda lahendusi
et kõigi kogukonna või laiemalt ühiskonna liikmete elukorraldus oleks parem. Õigused on ühiselu kokkulepped, mis kehtivad ühtemoodi kõigile. Last suunab eeskuju. Reeglid on hea üheskoos kokku leppida, et osalised võtaks ka vastutuse nende täitmise eest. Tähtis on, et ka täiskasvanud kokkulepitust kinni peaksid. Võtame näiteks kontrolltööd, mida on laste tervise kaitseks lubatud ühes nädalas korraldada kokku 3. Meilt aga küsitakse tihti, miks ometi koolis sellest reeglist kinni ei peeta. Et kontrolltöid oleks võimalik nõuete kohaselt planeerida, peavad aineõpetajad omavahel koostööd tegema. Lapse arvamusega arvestamine ei tähenda aga, et alati tuleb teha nii, nagu laps soovib. Kõik otsused tuleb teha lapse parimates huvides. See tähendab, et kõiki lapse jaoks olulisi asjaolusid tuleb hinnata ja nende põhjal otsustada, milline lahendus on just selle lapse jaoks parim. Lapse õigustega on kooskõlas, kui õpetaja on nõudlik ja seab piire. Näiteks nutiseadmed võivad koolitunnis olla nii abivahend kui segaja ja sellele vastavalt võib seada ka reeglid, millal on need lubatud ja millal keelatud. Telefon on tarbeese nii meil kui mujal, sellepärast ei peaks selle omamist ette heitma ka sõjapõgenikule, keda teleekraanil näete. See võib olla tema ainus võimalus anda oma lastele ja lähedastele teada, et temaga on kõik hästi. Täiskasvanu, kes tunneb end ja tegutseb ise väärika inimõiguste kandjana, annab inimõiguste tõelise sisu edasi ka lastele. Õpetajal on õigus ja kohustus sekkuda, et tagada laste õigus turvalisusele. See tähendab, et õpetaja peab märkama lapse abivajadust, vajadusel kiusamist ära hoidma või lõpetama. Õpetajal on õigus lapsest turvaliselt kinni võtta ja ta konflikti olukorrast enda või teiste kaitseks eemale viia. Lapsed tihti ei oska või ei julge abi küsida. Seepärast on eriti oluline, et täiskasvanud last märkavad, teda kuulavad, usaldavad ja julgustavad ning talle abi ja nõu annavad või soovitavad. Oskus konflikte lahendada peab olema igas õppeasutuses. Kuidagi ei tundu mõistlik kutsuda politseid lasteaia või algklassi lastele, mida on Eestis ette tulnud. Kool peab olema turvaline nii õpilastele kui kõigile koolitöötajatele. Ka õpetajal on õigus kaitsele ja abile. Teame oma tööst, et õpetajad on vahetevahel hädas konfliktsete vanematega. Sellisel juhul pöörduge abi saamiseks direktori poole või kas või politseisse. Aga püüdke mõista ka last, kes igapäevaselt selle vanemaga koos elab. Head õpetajad, meie lapsevanemad oleme oma lapse õiguste ja kohustuste osas esmased vastutajad. Selleks, et me saaksime oma vastutust parimal moel kanda, peaksime me rohkem otsustamise juures olema, sest otsustajad vastutavad. Seepärast meie püüdleme oma organisatsiooniga, õpetades lapsevanemaid, kuidas teha paremat koostööd kooliga. Ja meie vajame teie abi. Teil on kindlasti koolis neid lapsevanemaid, kellega koostöö väga hästi sujub. Ja meie siiras soovitus on, et kasutage, looge seda isiklikku usalduslikku suhet nende lapsevanematega ja järjest koguge juurde neid koostööaltid lapsevanemaid. Ja kui te peaksite hätta jääma, siis kutsuge meid appi, sest meil on ühine soov, et meie tulevikus, meie ühiskonnas, meie lapsed, meie tulevik võtaks rohkem vastutust selle eest, mis siin riigis toimub ja mis meie rahvast saab. Aitäh! Üks näide, mil lapse õigust turvalisusele rikutakse, on kehaline karistamine. See on Eestis seadusega keelatud. Sellegi poolest näitavad uuringuandmed, et iga 6. laps on saanud kehaliselt karistada. 42% täiskasvanutest peab laste füüsilist karistamist mõistlikuks kasvatusviisiks. Täiskasvanute füüsilist karistamist me ette ei kujuta. Näiteks eestlase pääsemiseks talle karistuseks määratud vitsahoopidest Araabia Ühendemiraatides aktiveerusid nii ametivõimud kui laiem üldsus. Ärgem salligem seda siis ka laste puhul. Igaühe, see tähendab ka õpetaja kohustus on teatada abivajavast lapsest, kelle puhul on tekkinud kahtlus lapse väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õiguste rikkumise kohta. Te ei pea lapse muret ise ja üksi lahendama. Küsige nõu ja abi koolipsühholoogilt või sotsiaalpedagoogilt. Te ei pea veenduma, et teie kahtlus peab paika. Seda teeb vajadusel kohalik lastekaitse või politsei. Teise inimese eraellu võib
ja peab sekkuma, kui ta on hädas või vajab abi. Sellises olukorras kaalub lapse õigus kaitsele üles tema ja ta perekonna õiguse privaatsusele. Oma kahtlusest tuleb teada anda, hoolimata sellest, et kardate kaotada lapse või tema pere usaldust või põhjustada neis pahameelt. Last ja tema peret ei saa aidata, kui abivajadus ei ole teada. Lapse hirm on kordades suurem kui teie oma, kui ta jääb abita. Nii nagu igale Eesti lapsele on selge lasteabi telefon 116 111, võiks see olla selge ka igale täiskasvanule. Lasteabisse võib pöörduda ka anonüümselt. Lapse heaolu alustala on perekond. Peredel on õigus riigi toele ja abile. Eestis on olemas perehüvitised, sotsiaalteenused, vanemahariduse programmid, aga tugiperedele võiks olla veel süsteemsemalt korraldatud ja abivajajatele lihtsamalt kättesaadav. Uuringu andmed näitavad, et Eesti vanemad vajavad ja soovivad tuge ja nõu, näiteks vägivallavabade kasvatusviiside kohta, kuid ei julge või ei oska seda alati küsida. Maailma paikades, kus sama katuse all elab mitu põlvkonda, on lastele ja vanematele tänuväärseks nõuandjaks vanavanemad ja laiendatud perekond. Eestis annavad nõu näiteks koolipsühholoogid, perearstid, lastekaitsetöötajad, veebileht tarkvanem.ee. Laps vajab austavaid, hoolivaid ja turvalisi lähisuhteid enda ümber, et olla igal ajahetkel iseenda parim mina. Vanem ja laps peavad teineteist austama ja teineteisest lugu pidama ja teineteise huvide ja õigustega arvestama. Lapsel on kohustus vanusele vastavalt abistada oma vanemaid ja teisi pereliikmeid, ühistes tegemistes kaasa lüüa ja igapäevatöödes abistada. Samas ei saa jätta lapse õlule näiteks kogu väiksemate õdede vendade eest hoolitsust või alati söögi tegemist. Toetava ja usaldava suhte kaudu nii kodus kui koolis on võimalik last positiivselt mõjutada. See omakorda võtab aega. Palun võtke see aeg, et märgata ja tunnustada parimat igas lapses. Aidake kaasa, et väikesed ja suured inimesed teaksid rohkem lapse õigustest ja arvestaksid nendega omavahelises suhtluses ja igapäevastes tegemistes. Mida enam teame ja arvestame enda ja teiste õigusi, seda turvalisemas ja vabamas maailmas me elame. Ja kokkuvõttes 4 väga lihtsat põhimõtet. Lapse õigused on inimõigused, õigused ja kohustused käivad käsikäes, võimalused ja vastutus käivad käsikäes. Last suunavad eeskuju ja lähisuhted.